Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darashenko ja eetris on mu aktsiaturu ülevaadesaade. Ja see on saade, kus me peamiselt pöörame tähelepanu pikaajalisele pildile, vaatame majanduse huvitavad graafikud. Täna meil tuleb väga palju firmade kvartaaltulemusi ja täna siis kavas vaadata või rääkida aktsiate tsüklidest, et siin on huvitav graafik selle kohta, et oleme juba rääkinud, kuidas aktsia hind sõltub käibest, kasumist ja siis kordajatest, et täna veel üks huvitav graafik selle kohta, siis räägime tarkvarasektori muredest, et viimasel ajal meil siin tarkvaraaktsiad päris palju odavnenud. Vaatame ka mõnede nende aktsiate tulemused ka, kas seal on muretsemiseks kohta või ei ole. Räägime natukene SpaceXi IPO ettevalmistamisest ja siis tulevadki kvartaaltulemused, sealhulgas meil tuleb Palantir, Amazon, Alphabet, SMCI, AMD, PayPal ja teised. Alustame veel ei alusta, alustame reklaamiga väiksega, et annan teada, et mul siin Youtube'is on olemas võimalus liituda ka tasulise kanaliga. Et see on enamasti loodud siis aktiivsematele kauplejatele tasulise kanaliga. Kui liituda, siis saab eelisjärjekorras vaadata minu esmaspäevast aktsiaturu analüüsi ülevaadet otse-eetris kell 12 toimub ja siis teisipäeviti, neljapäeviti osaleda 2 korda nädalas ka aktsiaturg live streamides, kus me vaatame siis, kui Ameerika turg on avatud, mis turul toimub ja jagan seal ka, mis aktsiad ja kuidas ma kauplen. Muud erinevad huvitavad mõtted, vastan küsimustele ja suhtleme ka muidugi siis Discordi kanalis, nii et kui te olete aktiivsem kaupleja, tahaksite ka rohkem minu tegevust jälgida, kuidas ma kauplen, mis ma kauplen, teiste kauplejatega suhelda, ideed jagada, siis võite kaaluda ka siinsamas Youtube'is tasulise kanaliga liitumist. Ja nüüd alustame. Alustame siis aktsiate tsüklidega, sellise teemaga. Ja kõigepealt siis vaatame kaks sellist huvitavat graafikut, mis näitavad meile põhimõtteliselt neli sellist peamist aktsiate või aktsia liikumise tsüklit. See on graafik, mis näitab meile siis S&P 500 indeksi 70-ndatest aastatest kuni siis tänase päevani. Ja siin on tsükkel jaotatud põhimõtteliselt siis 4 faasi. Ja võib-olla alustame sellest hope faasist ehk selline nagu lootus, mis tüüpiliselt kestab kuskil 9 kuud. See on põhimõtteliselt selline faas, kus me näeme, et firmade reaalsed kasumid aktsia kohta tegelikult langevad, aga turul tekib siis selline nagu ootus, et olukord hakkab paranema ja siis sellega tegelikult tumesinine joon. Aktsia hind tõuseb ja veelgi rohkem tõuseb tegelikult selline PE expansion ehk selline nagu price to earnings ratio kordaja, hinna ja kasumi suhe, et me näeme, et see tõuseb veelgi rohkem, et noh, muidugi kasum langeb, aktsia hind tõuseb, siis see P ratio tõuseb veelgi rohkem. Siis mis juhtub edasi, järgmisena tuleb meil selline nagu kasvu tsükkel ehk põhimõtteliselt siin hope või selline nagu positiivne ootus, et seal juba oodati, et kasumid hakkavad tõusma, kuigi reaalselt praegu nad olid languses. Ja siis põhimõtteliselt kasvufaasis me näeme, et reaalselt hakkabki siis kasum aktsia kohta kasvama. Aga kuna aktsia hind on juba eelmises faasis teinud tõusu, siis selles faasis tegelikult aktsia hind enam nii palju ei kasva. Ja siis normaliseerib ka meil selline P ratio läheb väiksemaks, kuna ta siin väga palju kasvas. Nüüd põhimõtteliselt aktsia hind kasvab kiiremini, aeglasemini kui kasum ja siis P ratio normaliseerub. Ja siis põhimõtteliselt, kui kõik on juba, saavad olema veendunud, et
reaalne kasv on olemas, siis tekib selline nagu optimismifaas, mis tüüpiliselt kestab meil 22 kuud, kus reaalselt siis kasum enam nii palju ei kasva, aga aktsiahind ja sellega ka P-ratio jätkavad tõusu. ja siis põhimõtteliselt lähme sinna algusesse, siis meil tuleb selline nagu despair ehk selline nagu ootuste purunemise faas, kus meil tegelikult siis kasum aktsia kohta jätkabki väikest langust, aga siin faasis aktsia hind ja P-ratio teevad suuremat langust. ehk põhimõtteliselt siin jällegi optimismi faasis me näeme, et see on sarnane sellise nagu hope faasiga, kus meil kasum aktsia kohta tegelikult languses, aga price to earnings ja hind kasvavad. aga ainuke erinevus, et peale seda optimismfaasi meil ei tule kasvu, vaid meil tulebki selline nagu despair ehk reaalselt kasum ei hakkagi kasvama ja siis see, mis ootusega oli kasvanud aktsia hind ja P-ratio, need siis kukuvad veelgi rohkem tegelikult kui aktsia hinnalangus. et tüüpiliselt sellised siis faasid, mis kestavad siis 14, 9, 45 ja 22 kuud. Kuidas kõige viimane tsükkel meil on hetkel kestnud, et siin tuuakse välja, et hetkel tsükkel algas meil põhimõtteliselt siis koroona kukkumisega veebruar kuni märts 2020 ja siis algaski sellise nagu despair faasiga, kus kasum aktsia kohta oli langemas -1%, aga aktsiahinnad kukkusid palju rohkem. Siis alates märtsist 2020 kuni jaanuari 2021, 9 kuud, siin me näeme tegelikult, et sellised nagu keskmised pikkused iga tsükliga võivad erineda, et siin despair oli 14 kuud tavaliselt keskmiselt, aga koroonakriisiga, noh, meil oli seal erakorraline selline majanduslangus, võib öelda, kiire kukkumine, kiire taastumine, 1 kuu ainult kestis selline despair faas selle tsükliga. Hope ikkagi siin oli 9 kuud nagu keskmine. ja siis meil väga jõudsalt siin kasvasid P-ratio aktsiahind, kuigi siis kasum aktsia kohta oli veel languses. aga juba oodati põhimõtteliselt sellist nagu taastumist ja siis alates jaanuarist 2021 kuni oktoobrini 2022 see taastumine kasumist tulnud, kasum kasvas 47%, aga sel ajal aktsiahinnad tegelikult meil langesid 13% ja P-ratio väga palju siis normaliseerus, et siin ta läks ülikõrgeks. Hind kasvas kiiremini kui kasumid ja nüüd kasum kasvas kiiremini kui hind ja siis sellega P-ratio läks madalamaks, 41% kukkus. ja siis hetkel alates oktoobrist 2022, siis kui meil oli viimane selline oluline turupõhi, hakkasime kasvama juba 38 kuud. see growth faas meil oli keskmisest natukene lühem seekord, aga optimismifaas hetkel on siis keskmisest natukene pikem, juba 38 kuud. ja selle faasiga me näeme, et siis kasumi kasv meil negatiivseks ei läinud, nagu tavaliselt keskmiselt, aga küll aeglustus ja siis jätkuvalt aktsiahinnad ja P-ratio'd kasvasid. ehk põhimõtteliselt, noh, mis oodata edasi, kui see tsükkel läheb samamoodi, siis meil peaks rohkem siis kasum aktsia kohta hakkama langema või väiksemaks minema või üldse nagu langema ja siis me mingi hetk satume sellisesse nagu despair faasi, kus meil reaalselt kasumid natukene hakkavad langema, aga aktsiahinnad ja P-ratio'd teevad suurema kukkumise. ja tundub, et praegu ühe sektoriga me olemegi jõudnud sinna despair faasi tegelikult ja see on tarkvarasektor, millest me kohe räägime. ja vaatame täna tulemused ka, kus on näha tegelikult, et tulemustega midagi pole eriti juhtunud tarkvarafirmadel, aga nende aktsiahinnad ja P-ratio'd hetkel on väga palju kukkunud ja aktsiad on muutunud üsna atraktiivseks. nii et selline nagu sissejuhatus on üsna kasulik meie järgmise teema jaoks. ja kui te mäletate eelmised saadet, kus me ka rääkisime sellest, kuidas aktsiahind sõltub kasumist, käibest, pikas lühiajalises perspektiivis, siis siin on ka põhimõtteliselt sama info, aga natukene teistmoodi tsüklidega ja selle tsükli faasiga
struktureeritud, mis ka annab üsna head sellist nagu ülevaadet ja põhimõtteliselt noh, peamine sõnum on ikkagi see, et turg kasvab enne, kui hakkavad kasumid kasvama, siis põhimõtteliselt ta kasvab kasumitest sõltumata kiiremini ja siis põhimõtteliselt toimub selline normaliseerimine ja siis jälle ootused, ootuste mitte realiseerimine, kukkumine ja siis uuesti uued ootused ja nii edasi. Niimoodi need tsüklid siis käivad. Ja rääkides siis tarkvarasektorist, siis me nägime viimasel ajal, et tarkvaraettevõtted on väga palju kukkunud ja sellega meil siis põhimõtteliselt alustame sellest parempoolsest graafikust, mis näitab meile EPS revisions, mis on siis ülevaatused aktsia kasumi aktsia kohta, kuidas see oli üle vaadata ja me näeme, et need ülevaatused on olnud siin viimasel ajal madalamal ehk põhimõtteliselt siis hakatakse ootama väiksemat kasumit. Et viimati meil selline nagu negatiivne ülevaatamine oli siin 2024 tegelikult. Ja koos selle ülevaatusega, mis meil on siin juhtunud, et aktsiahinnad kukkunud ja sellega meil läks PE ratio madalamale, et reaalselt kasumid pole veel kukkunud. Need on siis jäänud enam-vähem samal, paljudel ettevõtetel on ka edasi kasvanud, hinnad kukkunud ja siis PE ratio läks meil veel hiljuti, see oli siin 40 juures, et tarkvarasektor oli üsna kallis, üsna palju head ettevõtet oli meil, et me vaatasime ka kvartaaltulemust varem, et ma kogu aeg ütlesin, et no väga hea ettevõte, väga hea kasv, aga hind on väga kallis. Et nüüd meil on vastupidine olukord on tekkinud, et 40-st põhimõtteliselt 2 korda väiksemaks läks see hinnasild tarkvaraettevõtetel, nüüd on 22,2. See on siis praegune PE ratio ja kui me vaatame tulevast PE ratio, arvestades järgmise aasta kasumit, siis siin me näeme, et see on kukkunud ka ülimadalale tasemele, kuskil siin 16. Viimati nii madal tase oligi meil siis koroonakriisi ajal ja enne seda ainult peale ülemaailmset finantskriisi siin selle ülemaailmse finantskriisiga 2007-2008, need läksid nii madalale ja siis jäid kuni 2013 madalal tasemel. Ja enne seda siis peale seda tekmuli lõhkemist olime nii madalal tasemel. Nii et hetkel tegelikult forward PE ratio järgi tarkvarasektor on üsna odav. Kuna põhimõtteliselt siis sellised nagu kasvuootused polegi tegelikult väiksemaks läinud, kui me vaatame jällegi siin parempoolsed graafikud, kõigepealt tumesinine joon näitab meil oodatud järgmist 2 aasta kasvu. Ja me näeme, et see on tegelikult siin läinud isegi kõrgemale, kuskil 15% oodatakse tarkvarasektorist järgmist 2 aasta kasvu. Ja kuna aktsiahinnad on kasvanud, siis sellega see helesinine joon näitab meile tarkvarasektori tulevast PE ratio, siis see on kukkunud, et selle graafiku järgi see on siin 20, et siin tegelikult noh, siin on erinevatel graafikutel erinevad ETF-id, mõned numbrid võivadki sellega erineda, et siin on peamiselt võetud selline IGV ETF või XLK selle graafiku puhul, et oluline on ikkagi see, et nad kõik on siis koosnevad nendest tarkvaraettevõtetest ja enamik tarkvaraettevõtteid on nendes ETF-idest ikkagi samad, võib-olla erinevate kaaludega. 1-2 ettevõtte võrra võib-olla erinevad need ETF-id ja sellega siis need forward PE ratio mõned näited võivad natukene erineda. Aga noh, oluline on siin dünaamikat näha ka, et me näeme, et see oli siis ülikõrge kuni 50, see oli meil ka aastal 2021 ja nüüd põhimõtteliselt läksime ka siin 2014 aasta tasemele uuesti forward PE ratioga. Ja põhimõtteliselt on olemas ka selline hea meetrik, PEG, mis põhimõtteliselt näitab meile, kui hea on aktsia hind, kui võtta arvesse tulevast kasumi ja hinnasuhet ja jagada seda siis kasvuga. Et mida kiirem kasv, seda suurem võib selline nagu tulevane PE ratio olla, sest siis selle kasvuga kiiremini kasvab kasum ja siis selline nagu kallidus on rohkem nagu põhjendatud. Ja siin me näeme põhimõtteliselt siis ka selline XLK ETF,
ka siis tarkvarasektori ETF, me näeme, et siin on ka selle PEG ratio on siin alates 2024 tegelikult olnud languses ja hetkel on ka üsna madalale tasemele liikunud, et viimati ta oligi siin meil aprillis, eelmine aasta siis 2022 põhjas ja siis koroona kriisi ajal põhjas, nii et arvestades sellist nagu kasvu ka hetkel siis valuatsioonid läksid üsna madalale tarkvarasektoris. Kui me räägime tehnilisest pildist, siis on üldse siin väga huvitav, et kui palju aktsiaid on oma 200-päevasest libisevast keskmisest kõrgemal või madalamal. Ja siin on võetud Dow Jones indeks. Siin me näeme, et 80% Dow Jonesi indeksi aktsiatest on oma 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemal. Põhimõtteliselt meil on siis, kui aktsia hind on tõuseb, paneme 200-päevase libiseva keskmise juurde, et siis hind on sellest kõrgem. Ja kui oleme langustrendis, aktsia hind langeb ja siis siin 200-päevane libisev keskmine, võib-olla ta on siis tõusutrendil, siis hakkab langema ja siis siin 200-päevane libisev keskmine hind hakkab olema sellest madalam. Põhimõtteliselt siis 80% Dow Jonesi aktsiates on ikkagi nagu siin faasis, et nad tõusevad 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemal. Ja kui me vaatame tarkvaraaktsiaid, palju neid on 200-päevast libisevast keskmisest kõrgemal, tundub, et neid on nagu null siin selle graafiku järgi. Ja siin ajaloos ei ole näha, et kunagi nii madalal tasemel oleks, põhimõtteliselt siis kõik tarkvarasektorid on juba selles faasis, tarkvarasektori aktsiad on selles faasis, kus aktsiahinnad langevad ja isegi on madalamal oma 200-päevast libisevast keskmisest. Et selline nagu sektori ülene suur selline negatiivne väljavaade hetkel tarkvaraaktsiate vastu. Ja tegelikult võrreldes isegi Techmuliga hetkel tarkvaraaktsiad rohkem kukuvad, kui me vaatame siin 6 kuu sellist nagu tootlust tarkvaraaktsiat versus üldine turg, siis me näeme võrreldes siis üldise turuga hetkel tarkvaraaktsiad on kukkunud 32% ja isegi Techmuli lõhkemise ajal see näit oli siin nagu nats kõrgemal, et põhimõtteliselt suurem kukkumine kui dotcomi mulli ajal. Ja muidugi, mis põhjused, millest nagu mis räägitakse, et tehisintellekt asendab kõik tarkvarafirmad, et hakkab ise tarkvara kirjutama, noh, koodi ta oskab kirjutada, aga põhimõtteliselt mis hetkel eeldatakse, et tehisintellekt hakkab tarkvara ehitama, hakkab seda siis turundama, läbirääkimised pidama erinevate suurte klientidega, et nad võiksid seda tarkvara kasutada, hakkavad vastutama tehnilise toe eest, hakkavad uurima, mis on kliendi vajadused ja vastavalt sellele tarkvarad siis seadistama. Ehk põhimõtteliselt tundub, et siis natukene üle võimendatakse, et mulle tundub, mis hakkab juhtuma, et tehisintellekt aitabki vastupidi nendel tarkvaraettevõtetel rohkem. Et nemad hakkavadki kasutama sellist nagu koodi loomise võimalust, mis tehisintellekt pakub, et optimaalsemini ise oma toodet luua, aga seal põhimõtteliselt peale seda koodi kirjutamist on palju sellist ikkagi inimtegevust, kuigi need on tarkvaraettevõtted, seal ikkagi on vaja müügimeest, kes seda tarkvara müüks, on vaja juriidilist osakonna, kes seal kõik nagu õigused ja vastutused pannakse õigesti kirja, on vaja tehnilist toet, on vaja seal suhtlust klientidega, on vaja raamatupidamist ja palju-palju muud, et mulle tundub, et vastupidi, tehisintellekt aitabki need tarkvara ettevõtteid optimaalsemaks muutuda ja just need ongi kõige esimesed, mis hakkavadki seda tehisintellekti oma töösse võtma. Ja põhimõtteliselt ta ei asenda need ettevõtteid, vaid pigem nagu rohkem aitab neid ja seetõttu mulle tundub, et selline nagu müümine selles sektoris on hetkel üle võimendatud. Noh, ma alati toon välja sellist nagu McDonaldsi näited ka, et kui me võtame tavalist, mida McDonalds meile müüb, põhimõtteliselt selline nagu burger, head burgerid ja nüüd ütleme, et meil tuli selline nagu raamat, kuidas teha head burgerit ja nüüd igaüks kodus saab natukene kiiremini kui varem teha paremat burgeri kui McDonaldsi. Kas see tähendab, et siis McDonaldsiga on kõik? No tänapäeval
kui kõik võtavad endale seda raamatut, ikkagi on vaja poes käia, on vaja ikkagi natukene aega siia pühendada, seda raamatut sa pead oskama lugema, selle järgi siis seda retsepti tegema ja siis lõpuks nautima seda burgerit ja kui paljud valivadki siis seda teed, isegi kui saab palju kvaliteetsema, tervislikuma toidu või lähed lihtsalt McDucki, tellid oma burgeri ja saad kätte, kusjuures nad võtavad ka seda retsepti kasutusele, teevad ka natukene paremini burgeri ja ikkagi selle oma mahuga saavad seda odavamini müüa, säästa sul aega ja raha võib-olla ei ole nii tervislik lõppkokkuvõttes, aga me näeme, et inimesed tegelikult valivad seda, mis neil on lihtsam ja nüüd, kui me asendame seda retsepti siis AI-ga, et tarkvaraga juhtub samamoodi, et nüüd igaüks saab luua tarkvara, kas kõik hakkavad nüüd endale tarkvara looma või võtavadki seda tarkvara, mis juba on olemas, mis on odavam võtta ja jätkavadki selle kasutamist. No tundub olevat minu jaoks vähemalt vastus on suht selge. Ja mina tegelikult väga palju kasutangi ära hetkel sellist nagu nõrkust tarkvara sektori aktsiates, mis ma ammu tahtsin osta, aga nad olid kogu aeg minu jaoks kallid, et nüüd lõpuks saab sellise nagu hea hinnaga osta. Ja mina ei ole ainuke tegelikult, kui vaadata, mida üldse retail investorid teevad, noh, siin me näeme, et sellist jällegi IGV, sellist tarkvara ETF-i, selle vastu on siin tekkinud ülisuur huvi, tegelikult väga palju ostetakse nüüd seda langust. Muidugi see ei tähenda, et meil kohe tuleb selline nagu langus ja siis kohe põrkame, lähme tagasi. Me nägime, et need faasid aktsiatsüklis kestavad mõnda aega, et tegelikult ma ei oota ka kiiret astumist, ma ootan, et hinnad võib-olla siis stabiliseeruvad, leiavad põhja, siis kõik näevad, et tehisintellekt ei hävita need tarkvarafirmasid ja siis põhimõtteliselt tugevamad hakkavad nad varem, nad nõrgemad nad hiljem, aga uuesti siis sellised nagu tõusud jätkavad ja siis põhimõtteliselt noh, kui sa ostad kuskil languse juures, siis väga pikas perspektiivis 5 kuni 10 aastat tegelikult hetkel on väga hea ostukoht. Lühiajalises kuni 6 kuud, no võib-olla tuleb põrge, võib-olla ei tule, siit nagu on väga raske nagu ennustada, aga jah, just pikaajaliste investorite jaoks hetkel hinnad on suht head. Ja mis on veel huvitav, väga huvitav, et siin on võetud tarkvarasektori ETF, iShares Expanded Tech Sector ETF ja Bitcoini hind ja milline korrelatsioon siis Bitcoini ja selle ETF-i vahel praktiliselt, siis need kaks joonet on siin liiguvad nagu üks, et väga huvitav minu jaoks ka oli, et Bitcoin nii palju korreleerub meil tarkvarasektoriga. Kas te teate, kuidas seda põhjendada, siis palun kirjutage kommentaarides oma mõtted, mina hetkel siis ei oska seda selgitada, aga see on väga huvitav, et põhimõtteliselt kõik sellised nagu faasid, konsolidatsioon, tõus, langus, põhimõtteliselt kõik faasid absoluutselt väga hästi klapivad. Okei, lähme edasi ja järgmisena räägime siin tulevast SpaceXi IPO-st, et aina rohkem räägitakse, et see aasta me võime näha SpaceXi IPO ja viimane uudis, mis meil oli selle kohta, et IPO-ks valmistatakse ja tegelikult siis, et seda veelgi paremaks teha, siis liidetakse SpaceX-ile Elon Musk'i tehisintellekti firma XAI juurde. Ja mis ettevõtte me siis lõpuks saame? No SpaceX on maailma siis suurem ettevõte, mis puudutab siis mingi materjali saatmist kosmosesse või inglise keeles need on payload ehk põhimõtteliselt kui palju erinevaid asju saab nagu siis kosmosesse saata. Ja siin me näeme palju siis sellist nagu tarneid kosmosesse on tehtud ja mis on olnud nende SpaceX-i osakaal selles, et me näeme, et alates 2020 kuskil põhimõtteliselt siis tarnete maht kosmosesse hakkas jõudsalt kasvama ja kes kõige rohkem sinna panustas, noh kohe näha, kuna SpaceX-i osakaal siin aina kasvab, et on näha, et tegelikult kogu see kasv on tulnud tänu SpaceX-ile, et hetkel siis
siin 80, üle 80, 80, 90% vahel SpaceXi osakaal sellest nagu kosmosesse iga, ükskõik mis asja saatmisesse kosmosesse, SpaceX on selle liider. Et nad on saatnud ka Tesla Roadsteri, kui ma mäletan õigesti, kunagi kosmosesse, kuskilt ta nüüd seal lendab. Et jah, selline nagu absoluutliider hetkel ja viimase siis kapitali tõstmisega SpaceX evolutsioon põhimõtteliselt läks üsna kõrgeks, siin me näeme selle aktsia hinna. Ja siin me saame võrrelda, kuidas see on kasvanud alates detsembrist 2023, ehk põhimõtteliselt siin 2 aastaga hind läinud $100 rohkem kui $400, et siin on neljakordistanud. Ja see on see, mis teeb sellist nagu SpaceXi aktsiat nii ahvatlevaks, et aktsia hind ilusti kasvab, muidugi paljud investorid tahavad seda oma portfellisse ja see kasvab tänu sellele, et ettevõte on absoluutne liider siis selles nagu kosmose valdkonnas. Ja nüüd siia juurde tuleb siis meil xAI, siis tehisintellekti ettevõte. See pole nii palju kasvanud, et siin me näeme sellist valuatsiooni. Vaatame võib-olla kõigepealt sellist nagu käibet, palju nad teenivad, et siin just esimesest kvartalist 2025 see XAI siin ilmus ja hakkas kasvama. 2 liidrit meil hetkel siin OpenAI ja Anthropic, et neil on kõige kiirem käibekasv, et tundub, et võrreldes nendega XAI natukene aeglasemini kasvab. Ja kui me vaatame valuatsioonid, siis muidugi siin OpenAI valuatsioon kõige rohkem kasvanud. Anthropic on siin viimasel ajal näinud kiirendamist. Ja XAI tegelikult, turuvaluatsioon ka hetkel siin veel 2024 alguses oli kuskil nulli lähedal ja juba 230 miljardit, et ka ilusti kasvab, ehk põhimõtteliselt oodatakse siis nende 2 asjade liitumist ja siis sünergiaga peaks mingi selline SpaceXAI ettevõte tulema meil börsile, mida saame siis pärast ka analüüsida, vaadata kvartaaltulemusi ja nii edasi. Aga jah, hetkel siis sellised arengud ja vaatame, mis rohkem uudised selle kohta tuleb ja millal siis IPO lõpuks plaanitakse. Kindlasti räägime sellest ka. Ja nüüd hakkame vaatama üle kvartaaltulemusi. Neid on täna siis päris palju ja alustame me eelmisel esmaspäeval tulemust raporteerinud Palantiiriga. Palantir raporteeris väga tugeva tulemuse, meil käibe kasvas 70% lausa võrreldes eelmise aastaga, tuli 1,4 miljardit, analüütikud ootasid 1,3 ja kasum tuli 2 senti parem, kui analüütikud ootasid 25 senti aktsia kohta. Tõstsid prognoosi esimeseks kvartaliks terveks aastaks, kusjuures terveks aastaks nüüd toodetakse käibeks kuskil 7,2 miljardit, analüütikud ootasid 6,3, et väga selline nagu positiivne üllatus prognoosis. Põhimõtteliselt siis kõik ilus. Aktsia hind oli enne kvartaaltulemust tegelikult languses ja peale kvartaaltulemust reageeris 6% tõusuga, aga siis hakati uuesti müüma seda aktsiat, et miks selline langus on, kui me vaatame kvartaalselt, tegelikult me näeme iga kvartal käibe siin ülevõimsalt kasvab, kasum, väga ilus kasumlikkus kasum kasvab, nüüd saime siin 4. kvartaliga finantsaasta täis ja nüüd me näeme, kuidas aastaselt Palantiril on areng olnud, väga ilusti käibe kasvanud, nüüd on üle 4 miljardit juba aastaga, väga ilus kasumlikkus, gross margin 82 ja sellest saavad 36 net margin'i. Miks siis kõik nii ilus aktsia hind jätkab langust, et vastus on valuatsioonis tegelikult, et me näeme Guru-Fox valuatsiooni järgi oleme väga palju ülehinnatud ja hetkel käibki
siin korrektsioon õiglase hinnatud, õiglase taseme juurde. Peer ratio nüüd isegi läks normaalsemaks, enne Palantir oli meil turul kõige kallim aktsia, ma ei tea, kas hetkel juba on peale seda langust, aga siin üsna palju paremaks läksid juba peer ratio 214 kõigest ja turuanne 76. Et nii kasvuga 70% aastas tegelikult enam-vähem hakkab juba normaalseks muutuma, aga arvestades need tarkvarasektori negatiivset väljavaadet, võib-olla siin me võime näha ka sellist nagu veel natukene suuremat langust, vaadates Guru-Fox valuatsioonimudeli, kuni hind muutub siis meil rohkem õiglaselt väärtustatuks. Et põhimõtteliselt selline nagu kallidus, ülehinnatud aktsiahind ongi siis meil peamine põhjus, miks aktsiahind on olnud languses viimasel ajal. Äriga pole midagi halba juhtunud, vastupidi. Marginaalsus, me näeme 82 gross, ajaga isegi natukene kasvanud ja net ja profit teinud ilusa arengu, meil on kasvanud. Valuatsioonid me näeme, et siis orange on peer ratio, roheline price to sales, et siin hinna kasvuga läksid just need price to earnings, price to sales ratio'd ka üle kõrgele. Et hetkel on siis price to earnings 215, aga tipus siin ta oli 600 juures. Et nüüd on palju paremaks läinud selles mõttes. Aga jah, siis aktsia hinna langusega tegelikult me näeme, et need ratio'd hakkasid normaliseerima, aktsia hind langes, kasum käibe kasvasid ja siis need ratio'd hakkasid normaliseerima. Et jällegi oleme siis sellises nagu growth faasis juba, kus meil kasum kasvab kiiremini kui aktsia hind. Kui me vaatame bilanssi, siin on kõik õlus, võlga praktiliselt ei ole, vaba raha ainult kasvab praegu bilansil, kuna teenivad head kasumit iga kvartal. Ja institutsionaalsed investorid tegelikult selle langusega ei müü, vastupidi, me näeme, et siin isegi natukene see osalus hakkas suurenema. Nii et jah, nii kaua kuni siin käibekasumi tõus jätkub nii kiire tempoga, siis me sellist nagu Palantiri aktsia hävitamist ei näe, et ta võib teha sügavama korrektsiooni, aga siis mingi hetk uuesti muutub ahvatlevamaks. Nii, järgmine aktsia, mis me vaatame, on PayPal, et selle kohta on palju arutelu olnud, tuli küsimus ka eelmise videoga, et mis nüüd PayPalist oodata. No vaatame, tulemused tulid nad halvemad, kui analüütikud ootasid, et nii käibe kui ka kasum tulid halvemad, kui oli ootus. Kasum tuli meil siis $23 aktsia kohta, 6 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 4% võrreldes eelmise aastaga 8,7 miljardit, analüütikud ootasid 8,79. Noh, näeme, et jah, halvemad, aga mitte nii väga palju halvemad, kui analüütikud ootasid. Ja aktsiahind reageeris selle peale meil siis, enne seda oli juba suures languses ja peale kvartaaltulemust lisaks -20% saime. Üheks põhjuseks võib olla ka see väljavaade, mis nad andsid, et esimese kvartali kasumi aktsia kohta oodatakse tegelikult väikest langust veel, aga analüütikud ootasid 6,9% kasvu. Ja siis terve selle aasta kasumiks oodatakse siis kas väike langus või väike tõus, et põhimõtteliselt siis selline nagu nulli lähedal kuskil jääb enam-vähem, analüütikud ootasid 7,3% kasvu. Ehk põhimõtteliselt sellised ootused tulid ka natukene nõrgemad. Ja kui me vaatame siin graafiliselt need tulemused, me näeme, et kvartaalselt tegelikult PayPalil tuli rekordkvartal käibe poolest ja me näeme, et käibe siin ikkagi tasapisi kasvab, 4% võrreldes eelmise aastaga oli kasv. Kasum suht stabiilne. Finantsaasta võrreldes eelmise aastaga, jah, me näeme, et nii kiiret kasvu nagu varem enam ei ole, et see hakkab aeglustuma.
ilus kasum olemas, tegelikult kasumlikkus on suht okei, 41,7 gross ja 15,7 net margin. Ja mis on kõige huvitavam selle aktsia puhul on tema valuatsioon, P-ratio 7,5, tulevane P-ratio 6,85. ja põhimõtteliselt me näeme, et ettevõte tegelikult kasvufaasi võib-olla läbinud, on sellise nagu stabiilsemaks muutumas natukene ikkagi eelmine aasta kasvas, võib-olla veel see aasta nad kasvab, kasum säilib ja valuatsiooniga 7,5 peer ratio, aktsia hind teeb sellist nagu 80% langust, et noh, siin ka tundub olevat natukene ülevõimendatud see langus, Guru Fox valuatsiooni järgi ka oleme hetkel significantly undervalued, oluliselt alahinnatud. Ja mis siit edasi oodata, siis PayPalist vaatame siin võib-olla veel mõned graafikud juurde kõigepealt. Äh, ja alustame siin marginaalidest, et jah, me näeme, et siin ajalooga tegelikult gross margin neil on väiksemaks läinud, aga viimast 3 aastat on juba siin suht stabiliseerunud ja sellega tegelikult need ja operatsiooniline marginaal 3 viimast aastat tegelikult ka tõusnud. Bilansiga probleemi ka ei ole, et vaba raha ja võlga suht samal tasemel, aga ROIC, et selline return on invested capital ehk kapitali tootlikkus on palju kõrgem kui kapitali kulu ehk põhimõtteliselt selle võlaga nad saavad ka rohkem teenida, kui see võlg maksab. Ja põhimõtteliselt, kui nad teenivad raha, siis nad maksavad hetkel dividendi ja hakkasid, kuna aktsia hind on madal 2 viimast aastat, teevad siin kuskil 7%, nii eelmine kui ka üle-eelmine aasta, 7% aktsiatest olid tagasi ostetud, ehk siin aktsiate arv ka väheneb. Vaadates siis valuatsiooni, me näeme, et viimase 10 aasta jooksul pole kunagi nii odav olnud PayPal nii price to sales kui ka price to earnings näitajate järgi. Et siin, kui meil oli mull PayPali aktsias 2020-2021, me näeme, aktsia hind läks kõrgemale, price to earnings, price to sales ratio'd läksid kõrgemale, et siit oli ootus, et kiire kasv jätkub, aga kuna seda ei tulnud, aktsia hind crash'is, siis price to earnings, price to sales ratio'd kukkusid veelgi rohkem, et näitab meil seda, et tegelikult reaalselt fundamentaalid ei ole nii palju halvemaks läinud ja nagu vastupidi, me nägime, et tegelikult käibekasum jätkuvalt kasvavad, aga hind kukub ja siis price to earnings, price to sales ratio muutuvad hetkel isegi võib öelda absurdselt madalaks. Ja tegelikult, kui me vaatame, mis teevad institutsionaalsed investorid, siis tegelikult nad siin oma osalust suurendavad aktsia hinna langusega ja isegi siin insiderid hakkasid ka osalust natukene suurendama. Et võib-olla kasutataksegi ära hetkel siis seda nõrkust aktsiate akumuleerimiseks. Mis edasi oodata? No ilmselt alati nii odavaks PayPali aktsia ei jää, eriti kui tal järgmised aastad ikkagi käibe, isegi kui ta jääb samal tasemel käibe ja kasum, nad jätkavad aktsiate tagasiostu ja dividendi maksmist, siis see valuatsioon on ülimadal. mingi hetk ta peaks normaliseerima ja normaalne peer ratio oleks 12-15 vabalt, ehk põhimõtteliselt siis äh, aktsia hind võib oluliselt siit kasvada. Mul endal on see aktsia olemas pensiooni investeerimisportfellis, ma olen seda juba ammu ostnud tegelikult, kui ta oli siin meil, kui ma õigesti mäletan, kuskil 2024 siin põhjas alahinnatud. Et ma olin isegi selle investeeringuga plussis pikalt, aga nüüd selle 20% langusega ta on muutunud mul ka siis põhimõtteliselt kahjumlikuks investeeringuks hetkel. Aga ja sellise hinnaga ma põhimõtteliselt siis ei kiirusta müüa nii odavalt, mul on pensionini aega küll seda aktsiat nii-öelda hoida, tal on seal väike osakaal mul selles portfellis. Nii et põhimõtteliselt sellise nagu sisenditega ma võin seda aktsiat küll veel pikalt hoida ja loodan lõppkokkuvõttes ikkagi, et aktsia hind taastub ja ma saan sealt mingisugust head tootlust vahepeal, saan siis dividendi ka oma pensioni investeerimiskontole. Nii, lähme edasi ja järgmisena meil on AMD, Advanced Micro Devices
tulemus ja siin AMD, me näeme, raporteeris tulemuse, mis ületas analüütikute ootusi. Kasum aktsia kohta oli parem, käibe oli parem. Käibe kasvas 34% võrreldes eelmise aastaga, 10,3 miljardit tuli, analüütikud ootasid 9,7. ja kasum tuli ka oluliselt parem, 21 senti parem kui analüütikud ootasid, $1.53 aktsia kohta. Aktsia hind reageeris meil ka, sõltumata sellest langusega, -17%. Põhjuseks ka võib olla see, et aktsia hind oligi siin, me näeme, Gurfoxi järgi lihtsalt ülehinnatud ja nüüd selle kukkumisega aktsia hind siin pigem normaliseeris, et hetkel Gurfoxi järgi fair'i väljud. Kvartaalselt me näeme, et see oli rekordkvartal AMD jaoks. Käibe poolest, kasumi poolest, et ilusti käibekasum kasvab aastaselt. Eelmine aasta siis lõppes ka tugevalt. Siin 3 aastat oli käibe suht samal tasemel ja siis eelmine aasta siis jõudsalt kasvas nii käibe kui ka kasum. Et ilus selline areng on toimunud. Muidugi kõige rohkem mõjutas selline nagu andmekeskuste segment. Kõik hetkel ehitavad neid andmekeskused, hyperscalerid, kes kulutab raha AMD, Nvidia kiipidele, me kohe näeme ka, täna räägime ka CapExitest, natukene kui vaatame siin Amazoni ja Alphabeti tulemused. Aga jah, põhimõtteliselt siis andmekeskused hetkel ka veavad AMD tulemust ülespoole. Gross margin 46%, profit 12%. Ja noh, sellise nagu riistvara tootja jaoks pole isegi okei, marginaalsus ja P ratio hetkel 79 ja tulevane 20 lähedal. Ehk peaks edaspidi kiiresti kasum siis taastuma. AMD-l, kui me vaatame, kuidas marginaalid ajalooliselt arenenud, me näeme, et gross margin on olnud tõusvas trendis alates 2018 ja net ja profit on natukene rohkem tsükliline, et siin me nägime 2020-2021. Net profit natukene läksid ülespoole, siis langesid ja nüüd on uus tsükkel, et nad ka natukene kasvavad, et kõik sellised nagu riistvaraettevõtted tavaliselt on tsükliliselt nii mälud kui ka kiibid, et kord on nagu suurem nõudlus, siis ostetakse kõik kiibid, mis vaja, regulaarselt nad ei ole vaja osta, siis tuleb mingi vaikus, siis uuesti hakatakse ostma ja nii edasi. nii et mingi hetk see mõjutab ka AMD-d ilmselt. ja hetkel me näeme, et tegelikult see andmekeskuste osakaal käibes juba hakkas olema 48%, et põhimõtteliselt pool AMD käibest hetkel tuleb siis andmekeskustest. Bilansi poolest me näeme siin viimase kvartaliga või viimaste kvartalitega siin hakkas vaba raha hulk bilansil kasvama, võtsid siin võlga juurde ja siis hakati seda tagasi maksma ja cash'i rohkem kui võlga. Et hetkel nii kaua, kuni genereeritakse siis head kasumid, hetkel siis praegu investoritele ei jagata seda eriti, jääb praegu siis bilansis see vaba raha. Edasi me vaatame SMCI, Supermicrocomputer, tulemused ka oluline ettevõte hetkel andmekeskuste valdkonnas, toodab need servereid andmekeskuste jaoks ja SMCI üllatas ka analüütikute ootusi nii kasumi kui ka käibe poolest. Kasum tuli 20 senti parem kui analüütikud ootasid, 69 senti, analüütikud ootasid 49 ja käibe kasvas ülikiiresti, 1, 2, 3, 4, siin on kirjas 123,4%. Võrreldes eelmise aastaga tulles 12,7 miljardit, analüütikud ootasid 10,4. Tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks ja põhimõtteliselt terveks aastaks, et toodetakse nüüd käibeks 40 miljardit terveks järgmiseks finantsaastaks ja analüütikud ootasid 36,36. Ehk põhimõtteliselt näevad olukorra paranemist. Aktsia hind on olnud ka enne kvartaaltulemus suures languses, nüüd leidnud siin selle aasta olulise toetuse juures toetust.
et ma olen sellest tehnilisest pildist rääkinud ka esmaspäevases analüüsisaades ja peale kvartaaltulemust aktsia hind reageeris siin 13% tõusuga. Kui me vaatame kvartaalselt, siis see kvartal on toimunud midagi erakorralist. Me näeme, et kui järsult viimases kvartalis käibe on kasvanud, aga sellega ei hakanud väga palju kasumit tekkima ja tegelikult me näeme, et selline marginaalsus SMC puhul on ülimadal. Et nii suure käibekasvuga tegelikult tahaks näha, et kasum ka oluliselt paraneb. Ja kui me vaatame TTM trailing 12 months, siin on ka näha, et vahepeal oli siin tegelikult käibe aeglustumine. See oli põhjus, miks meil aktsia hind siin vahepeal tegi suurema korrektsiooni. Ta oli vahepeal ka väga palju ülehinnatud. Ja nüüd põhimõtteliselt siis TTM trailing 12 months järgi käibe hakkas uuesti kasvama, aga ka vaadake, kui madal kasum siin on ja see on läinud siin isegi väiksemaks. Gross margin on kõigest 8% ja net margin on 3,11 ehk väga õhukeste marginaalidega see äri. Ja siin me näeme, kuidas tegelikult ajaloos nii gross kui ka net kui ka operatsiooniline need marginaalid kukkusid. See ei ole minu meelest selline nagu ülipositiivne areng, võib-olla selline nagu koht, mille üle tasub mõelda, kui te tahate SMCI-sse investeerida. Valuatsioon hetkel 25, P-ratio tulevane 11,6 tegelikult ei ole väga kallis, suht okei. Gurfoxi valuatsiooni järgi tegelikult me näeme, et siin üsna allahinnatud hetkel, kuigi kuna ta on nii madal ja sellist nagu marginaalsus on väga õhuke, siis siin isegi kirjutab possible value trap think twice ehk võib-olla selline nagu valuatsiooni lõks. Kui me vaatame bilanssi, siin me näeme, et tegelikult nad võtsid palju võlga 3 kvartalit tagasi ja nüüd põhimõtteliselt vaba raha siin väheneb, võlg jääb samal tasemel ehk põhimõtteliselt ilmselt tegid suurema investeeringu, millega neil siis nüüd käibe kasvas, aga kasumit sellega kaasa ei tulnud ja bilansis on nüüd suur võlg ka, et kuidas hakkab edasi arenema. Huvitav, aga jah, et see tekitab natukene küsimusi, selline nagu väga madal marginaalsus SMCI poolt. Järgmine kvartaal tulemus meil on Uberi poolt. Uber raporteeris tulemuse so-so enam-vähem. Kasum oli halvem, kui analüütikud ootasid, käibe tuli sama nagu analüütikud ootasid. Kasum tuli 14 senti aktsia kohta, analüütikud ootasid 79 senti aktsia kohta, et oluliselt väiksem. Aga käibe kasvas 20% võrreldes eelmise aastaga, 14,37 miljardit, et on vähem sama, mis analüütikud ootasid. Ehk suht ilus kasv tegelikult järgmiseks kvartaliks oodatakse natuke halvemat ka kasumit, 65–72 senti. Analüütikud ootasid 75 ja põhimõtteliselt ootavad edasi sellist kuskil 17–21% tasemel kasvu. Suht ilusti kasvav ettevõte Uber hetkel. Kvartaalselt me näeme siin praktiliselt iga kvartal käibe kasvab, nüüd siin ka rekordkvartal tekkis. Kasumlikkusega siin ei ole sellist nagu stabiilset kasumit, me näeme, et kasum siin kõikub, siin mingid erakorralist kasumit tekivad, et kui vaadata kollast tulpa EBITDA-d, siis me näeme, et see on ka kõikuv ja viimases kvartalis siis meil oli üsna väike kasum siin. Aastaselt me näeme, Uber ilusti kasvab iga aasta ja siis siin ka parem võib-olla vaadata kollast tulpa EBITDA, et siin tundub need erakorralised kasumid hetkel siin mõjutavad seda üldist tulemust. Nad ei pruugi rahaliselt, võib-olla seal raamatupidamislikud mingid asjad, seega siin orienteerida EBITDA-le, siin on ka näha tegelikult 3 aastat juba Uber meil on kasumlik. Aktsia hind reageeris meil langusega -5% ja Gurfox valuatsiooni järgi hind tegelikult hetkel läks veidi allahinnatuks, et ta oli veidi ülehinnatud ja nüüd selle korrektsiooniga, mis oli eelmise aasta sügisest, aktsia hind on muutunud natukene rohkem allahinnatuks. Aktsia hinna langusega siis Uber tegelikult, kui nad genereerivad vaba rahavoogu, hakkasid aktsiate tagasiostu tegema, et viimast 4 kvartalit me näeme, et nad on siin juba aktsiad välja ostnud, enne seda nad
olid aktsiad lahjendamas, vastupidi, et siin on olukord muutunud. Ja kasumlikkus üsna okei, 32 gross, siin võib olla parem orienteerida just operatsioonilisele marginaalidele 11, et profit peaks olema sellest nats madalam, hetkel ta on kõrgem 19, aga just tänu selle erakorralistele ka raamatupidamislike kasumitele siin. Et P ratio 15, tulevane 17, no praegune ka on nats madalam selle erakorraliste kasumite tõttu, et jällegi orienteerides selle tuleviku kasumile 17, kasv on 20% aastas, et tundub ka üsna huvitav valuatsioon hetkel Uberil. Ja seda aktsia hinna võibki ära kasutada, et kui te tahaksite Uberisse investeerida, siis siin tasub ära oodata, millal formeerub kõrgem põhi, selline nagu põhiformatsioon hakkab tekkima päevasel, nädalasel graafikul ja siis võib pikaks perspektiivis Uberit küll minu meelest osta, et hetkel fundamentaalid on suht ilusad. Järgmine tulemus, mis me vaatame, on Alphabet. Alphabet meil siis raporteeris parema tulemuse, kui analüütikud ootasid, käibe kasvas 18%, 113,8 miljardit juba. Ehk nii suur käibe ja endiselt kasvab 18% aastas. See on midagi erilist ja kasum tuli 19 sendi parem, kui analüütikud ootasid 2,82 aktsia kohta. Siin erinevad segmentid kasvasid erineva kiirusega, et Google Cloud pilveteenus kasvas kõige kiiremini 48%, reklaamiteenus 13,6% ja otsingud 16,7%. Mis oli selline võib-olla üllatus turu jaoks, et CAPEX, jällegi andmekeskuste ehitamine, et siin oli tõstetud see number 175 kuni 185 miljardit, siin me näeme ka graafikul, et palju nad siis CAPEX-id kulutasid 2023-2024, siin oli 30 miljardit, 50 miljardit ja siis eelmine aasta siin kuskil 89 miljardit ja siis järgmiseks aastaks oodatakse juba 2 korda rohkem, 180 miljardit kuskilt. Need kulusid. Aktsia hind enamasti võib-olla tänu selle suurematele kuludele siin peale kvartaal tulemus kukkunud, aga päeva sees hakkas taastuma ja tegelikult sulges -0,5% kõigest. Kvartaalselt rekordkvartal oli, me näeme, et ilus kasumlikkus Alphabetil on ja aastaselt põhimõtteliselt Google iga aasta või Alphabet iga aasta ilusti kasvab. Käibekasum marginaalsus 60% gross, 33 peaaegu net, väga tugev marginaalsus, P ratio 20, no peaaegu siin 30 ja tulevane 24,3. Mis arvestades kasvu võib-olla isegi on natukene võib-olla kallim ja vaadates GURFOX valuatsiooni, tegelikult GURFOX valuatsioon ütleb, et significantly overvalued, oluliselt ülehinnatud, et meil siin alates eelmise aasta aprillist praktiliselt non-stop Alphabeti aktsia on tõusnud ilma suure korrektsioonita ja praegu võib-olla jah, jooksnud natukene ette oma reaalsest tulemust ja nüüd need rekordkulud, lisavõlg, need võivad mõjutada siis järgmiste kvartalite tulemused võib-olla ja siis mingi hetk me võime näha siis aktsia hinna normaliseerumist. Veel mõned huvitavad graafikud Alphabeti kohta, noh, te vaatate seda videot hetkel YouTube'is, aga ma mõtlesin, et siin on huvitav välja tuua ka YouTube'i äri, mis Alphabetil on. Aastane käibe ületas 60 miljardit. Põhimõtteliselt peamiselt YouTube siis teenib reklaamist ja subscription itest. Et noh, te vaatate videot, kui teil tuleb reklaam, siis selle kaudu Google teenib või siis kui teil on premium YouTube, sellega YouTube teenib ja tegelikult minu tasuline kanal siin YouTube'is, see hind, mis te maksate, et kanaliga liituda, tegelikult minuni jõuab umbes 40 või 50% sellest rahast, tegelikult päris palju Alphabet sealt või YouTube sealt võtab ka endale, nii et päris korralikult teenivad ja siis siin ka me näeme, et Gemini, nende tehisintellekt, et Gemini äpi kasutajate arv
kasvas juba 750 miljonini. Et selles valdkonnas ka suht ilusti arenevad ja tegelikult maksavad dividendi ka, et see jäi tasemel 21 senti. Dividendi tootlus on muidugi siin üliväike, 0,26, et selle aktsia hinna tõusuga see on läinud siin ka madalamaks, et vahepeal oli kuskil 0,5. Nüüd põhimõtteliselt marginaalid, kui me vaatame, siis siin me näeme, et viimasel aastatel natukene on gross kasvanud, operatsiooniline ja need natukene rohkem kasvasid. Ja kuna nüüd on vaja palju finantseerida CAPEX-it, me nägime, palju raha nad peavad sinna kulutama, siis on toimunud muutused aktsiate tagasiostudes, et esimene kvartal üle pika aja Google tegelikult ei ostnud midagi tagasi, mingeid aktsiaid, isegi natukene siin lahendas. Me näeme, et siin on ajaga oli selline nagu tagasiostmine aina väiksem ja nüüd põhimõtteliselt siis isegi lahendavad aktsiad. Ja kui me vaatame bilanssi, siis me näeme, et nad võtsid juba siin võlga juurde eelmine kvartal. Cash'i küll rohkem kui võlga, aga jah, see võlg hakkas kasvama ja tegelikult see nädal Google tõstis ka raha veel juurde, et kui me vaatame järgmist kvartalit, siis siin võlg peaks veelgi kõrgemale tõusma. Et isegi andsid välja sellised nagu 100-aastased võlakirjad hetkel, et raha tõsta, et põhimõtteliselt siis jah, ilmselt dividendi nad enam ei tõsta, aktsiate tagasiostu ei tee, võib-olla lahendavad, võlga võtavad juurde, see kõik, et finantseerida siis seda CAPEX-i, lootuses, et see siis toob veelgi rohkem raha tagasi. No võib-olla pikaajalises perspektiivis küll, lühiajaliselt seal võivad mingid tõrked tekkida, siis turul võib mingi pessimism tekkida ja aktsia hind tänu selle võib olla üsna volatiilne, eriti kui me näeme lühiajalises perspektiivis, et kasum saab olema mõjutatud. Järgmine ettevõte, mis me vaatame, ticker Bill, Bill.com või Bill Holdings, selline nagu ettevõtte, mis aitab ka, tarkvaraettevõte aitab erinevate siis arvetega seotud tegemist väiksematele ja kesksuurusega ettevõtetele. Siin olid üsna head tulemused, nii käibe kui ka kasum olid parem, kui analüütikud ootasid. Käibe kasvas 14,4% võrreldes eelmise aastaga, tuli 415 peaaegu miljonit ja kasum aktsia kohta oli 64 senti aktsia kohta. 8 senti parem, kui analüütikud ootasid. Tõstsid prognoosi järgmiseks kvartaliks, terveks finantsaastaks, ootavad paremat käibed ja kasumid ja aktsia hind reageeris üsna suure tõusuga, 37% tegelikult. Billi aktsia, siin me näeme alates eelmisest suvest tegelikult liikunud suht külgsuunas. Viimasel ajal siin koos või see aasta koos teiste tarkvarasektori aktsiatega on palju langenud, aga kuna siin on näha, et tegelikult tulemused pole halvemaks läinud, vastupidi, olid paremad tulemused. Lisaks aktsia hind oli juba nagunii päris palju alahinnatud Guru-Fox evaluatsiooni järgi. See on üks põhjus, miks ta pole nii palju kukkunud nagu teised ettevõtted ja pigem on siin nagu külgsuunas on olnud, et nagunii oli juba odav ja siiamaani siis tegelikult üsna alahinnatud. Guru-Fox kirjutab possible value trap isegi. See on seetõttu, et ettevõte ei ole hetkel kasumlik. Me näeme, et käibe ilusti kasvab iga kvartal, siin vahepeal 4 kvartalit oli isegi kasum, aga viimast 4 kvartalit suht nulli lähedal siin meil see kasum on. EBITDA hakkas tekkima 2 viimast kvartalit, et rohkem hakkasid panustama uuesti kasvule. TTM, kui me vaatame, me näeme ilusti kasvab siis ja viimase kvartaliga siis jah, siin nulli lähedal meil see kasumlikkus. Et kui käibe jätkab kasvu ja neil on gross margin hetkel 77, siis tundub, et nad sellest suudavad ikkagi head marginaalselt kokkuvõttes teha, kui enam nii palju kasvu investeerida ei ole vaja. Hetkel siis profit margin miinus 1,5%, et noh, suht nulli lähedal hetkel, et varsti võib-olla muutub kasumlikuks ka. Nii et jah, siin on esimene selline üsna huvitav ettevõte, kuigi peale tulemust ta on juba korralikult siin meil tõusnud ka, aga endiselt me näeme, et Guru-Fox evaluatsiooni järgi
oluliselt allahinnatud ja tulevane P ratio on 18, arvestades sellist nagu 15% kasvu, isegi väga okei. Veel üks ettevõte, mis tundub olevat üsna ahvatlev küberturvalisuse valdkonnas, ettevõte Qualys raporteeris ka väga head tulemused, et käibe kasvas 10% võrreldes eelmise aastaga, 175 miljonit ja kasum oli 9 senti parem kui analüütikud ütlesid, $1.87. Prognoosi järgmiseks finantsaastaks ja kvartaliks jätsid samal tasemel nagu oli, vastab analüütikute ootustele. Ja mis meil teeb aktsia hind, kukub –13% selle kvartaaltulemusega ja viimast poole aasta hind oli siin suht külgsuunas. Mis teevad fundamentaalid? Iga kvartal käibe kasvab, suht hea kasumlikkus. Aastaselt nüüd näeme ka, siis põhimõtteliselt eelmine aasta jätkuvalt käibe kasvas, suht hea kasumlikkus, gross margin 83 peaaegu, net peaaegu 30%, P ratio 20, tulevane 13,9, Gurufox evaluatsiooni järgi väga palju alla hinnatud, bilansis väga palju vaba raha, võlga praktiliselt ei ole, prognoosivad edasist ilusat kasvu äris ja teevad aktsiate tagasioste vaba rahaga ka. Ja aktsia hind meil külgsuunas, P ratio läheb aina paremaks, Gurufox evaluatsiooni järgi läheb aina huvitavamaks. Ja peale kvartaaltulemust aktsia hind kukub veel 13%. Et no, kui mina sellist nagu pilti näen, siis ma ei hakka siin nagu panitsema selle languse tõttu, vaid ma vastupidi hakkangi huviga ootama, et millal siis see langus pidurdub, hind normaliseerib ja hakkab põhja tegema, et siis ma olen valmis sellist äri sellise hinnaga tahaks küll osta. Ma olen sellest aktsiast tegelikult rääginud eelmine aasta. Siin juulis meil oli investeerimisfestival, et see oli üks aktsia, mis ma toona välja tõin, et ta oli juba juulis meil tegelikult üsna allahinnatud ja pilt fundamentaalne oli üsna sama, aga sellest hetkest me näeme, et aktsia hind polegi väga palju kuskile läinud ja nüüd läks isegi veelgi odavamaks. Et jah, mõnikord juhtub ka niimoodi, nagu me nägime tsükliga, et ettevõte jätkab tõusu, aktsia hind kukub, aga siis kui niimoodi jätkub pikaajalises perspektiivis hetkel, siis pärast vaadatakse tagasi ja öeldakse, no muidugi seda ettevõtet oli vaja osta, aktsia hind oli nii madal, kukkus ilma põhjuseta, fundamentaalid olid tugevad, näitajad olid head, muidugi oli vaja osta selliste näitajaga, aga hetkel paljud ikkagi vaatavad seda aktsia hinna langust ja mõtlevad, ei, selle ettevõttega ma ei taha midagi nagu ühest omada, ei taha seda ettevõtet enda portfellisse. Ja põhimõtteliselt siis ilmselt tarkvaraettevõtete kohta, just selliste nagu heade kohta hetkel kehtibki just see väljend osta siis, kui teised on kartlikud, et hetkel kindlasti turule ei meeldi need aktsiad, kõik kardavad, et tehisintellekt hakkab kõik tarkvarafirmad asendama. Ja seetõttu saabki siis sellist nagu üksikud aktsiad. Muidugi tarkvarasektoris on olemas ka sellist nagu halvemad ettevõtted, mis võib-olla praegu kukuvad ja ei tastu kunagi, aga kui otsida just sellist nagu fundamentaalselt tugevat ettevõtet, nagu näiteks Qualys, et need võivad olla üsna heade hindadega praegu. Järgmine kvartaal tulemus, mis me vaatame, on Amazoni oma. Amazon kasum, no enam-vähem tuli sama nagu analüütikud ootasid, $1.95 aktsia kohta, analüütikud ootasid $1.96. Käibe tuli isegi natukene parem, 213 miljardit, analüütikud ootasid 211 ja jällegi siin pilveteenus kõige kiiremini kasvav valdkond Amazoni puhul, AWS 35 miljardit tuli, nüüd parem kui analüütikud ootasid ja kasv oli 24%. Aktsia hind Amazonil peale kvartaaltulemust reageeris ka langusega, oli ka meil suht külgsuunas, viimast pool aastat –5% peale kvartaaltulemust. Gurufox evaluatsiooni järgi hetkel on fair'i valued, P ratio 29, tulevane 22.
Ja kvartaalselt, kui vaatame ka Amazoni poolt, oli siin rekordkvartal, neil on ka neljas kvartal, kogu aeg parem, et rohkem kingitusi Amazonist ostetakse neljandast kvartalist. Ja muidu on näha sellist nagu tõusva trendi käibekasumi poolt aastaselt väga ilusti kasvab Amazon sellise tempoga, varsti jõuame siin 800 ja võib-olla siis 1 triljonini mingi hetk käibega. Ja kasum ilusti siin hakkas ka kasvama viimased 3 aastat. Marginaalsus üsna hea, 50 gross, 10 net, vaatame seda marginaalsust ka natukene täpsemini siin, et kõigepealt vaatame, kuidas siin ajalooliselt arenenud, tegelikult me näeme, et gross on siin ilusti kasvanud alates 2017 ja net ja profit vahepeal siin 2023 oli selline nagu langus, aga sellest ajast alates aastaselt nii gross kui ka net kasvasid, et siin ka profit margin kvartaalselt, siin on ka hästi näha, kuidas siin oli meil 2022 selline nagu kasumlikkuse langus ja siis hakkas taastuma, eelmine kvartal oli natukene väiksem kasumlikkus, aga viimases kvartalis me näeme, et see on siin taastunud. Ja siin veel huvitav pilt alates 2015 erinevate segmentide järgi. International, siis rahvusvaheline Põhja-Ameerika ja AWS, pilveteenus. Et nende marginaalsust, no siin on näha AWS kõige kasumlikum ettevõtmine Amazoni poolt, et ja siin ajalooga ka kasum, isegi siin on operatsiooniline ka marginaal meil. operatsiooniline marginaalsus on aina kasvanud, et viimases kvartalis oli 35%. Põhja-Ameerika äri siin ka on olnud tõusvas trendis, siin on ka näha sellist nagu 2021 marginaali halvenemist. Aga sellest ajast alates on siin hakanud tõusma ja nüüd on ka rekordkõrge 9%. Ja International, mis on olnud rahvusvaheline kõige kahjumlikum tegevus Amazoni jaoks, et nüüd lõpuks ka siin me näeme sellist nagu kasumlikkust, kuigi siin on jätkuvalt natukene väiksem kasumlikkus ja see on viimast kvartalit tegelikult 4%-st 2%-ni langenud. Et see võib olla see koht, kus nad võiks paremat tulemust näidata. Käibekasv, et eelmine kvartal oli siin üsna hea, kuskil siin 15, 14, 15% juures, järgmine kvartal peaks natukene väiksemaks tulema. Aga üldiselt me näeme, et siin kuskil 2021-2024 siin käibekasv natukene aeglustus kuskil 10% juures ja nüüd viimast 4 kvartalit tegelikult käibekasv hakkas uuesti kiirenema. Ja üsna pikalt siin 2009-2010 Amazon üldse kasvas 40% aastas, isegi 2020-2021 oli selline kasv Amazonil olemas, et nüüd käibe palju suuremaks muutunud aga ikkagi kasv on üsna hea. Ja kui me vaatame AWS-i kasv, kõige siis kasumlikum, kõige kiiresti kasvav äri Amazonil, siin me näeme käibe kiirenemist. Käibekasvu kiirenemist 21,9% juba oli, järgmist kvartalit natukene aeglustumist toodetakse, aga ikkagi 20%-st peaks olema see, 20%-st kõrgem peaks olema see kasv. Amazon siis ka andis teada, et kulutavad palju raha järgmine aasta CapExile. 50 miljardit oli 2023, siin kuskil 80, 2024, eelmine aasta juba siin 120-130 miljardit ja järgmiseks aastaks 146 miljardit. Või isegi siin graafiku järgi 200 miljardit, 146 on siis meil see aasta ja järgmine aasta oodatakse juba 200 miljardit. Ja põhimõtteliselt Amazon ka marginaalsus nii tugev ei ole nagu Google'il, et peaks kuskilt raha võtma, aktsiad nad tagasi ei osta, pigem lahjendavad, dividendi ei maksa ja nüüd bilansis me nägime ka, et siin ka Amazon võttis viimases kvartalis võlga juurde. Ja palju siis meil kokku me saime nüüd lisaks Alphabeti ja Amazoni oodatava CapExi ja nüüd me näeme palju siin Amazon, Google, Meta, Microsoft ja Oracle kokku tahavad järgmine aasta kulutada
CAPEX-ile ehk andmekeskuste ehitamistele enamasti. Ja see on üle 700 miljardi ja põhimõtteliselt me näeme, et 2024, see aasta natukene üle 400 miljardi ja järgmine aasta peaks kahekordistuma nende kulutused andmekeskustele. Noh, mida see tähendab, kuna see on nende kulu, see läheb 2 korda suuremaks, kellegi jaoks on see tulu ja ilmselt see aasta endiselt kiibitootjad, mälutootjad, kõik, mis seotud andmekeskustega, võib-olla energia, elektrienergia, kõik, mis vaja andmekeskuste jaoks, et see aasta endiselt võib hea aasta nende jaoks olla. Äh, kas aktsiahinnad reageerivad ka hästi, me nägime seal läbi tänast tsükligraafikut, et võib olla niimoodi, et kasumid hakkavad kasvama, et selline growth phase, aga aktsiahinnad on juba tõusu teinud ja nüüd hakkavad normaliseerima see aasta, see võib ka olla. aga tulemuste järgi peaks, kuna need kulutused suurenevad, siis nende tulud peaks ikkagi paremaks minema. Nii, veel mõned huvitavad kvartaaltulemused on siin jäänud ja vaatame veel ühe farmaatsiaettevõtte tulemust, Eli Lilly, mis on kõige rohkem tuntud oma siis kaalu langetamise ravimi tõttu ja on peamine konkurent Novo Nordiskile. LLY raporteerinud suht head tulemuse. Kasum oli parem, kui analüütikud ootasid, käibe oli parem, kui analüütikud ootasid. Kvartaals, kui vaatame siin käibe, iga kvartal kasvab kiiremini kui tarkvaraettevõtetel, kui ma õigesti mäletan, siis võrreldes eelmise kvartaliga siin oli 40% kasv käibes, väga ilus kasumlikkus aastaselt, põhimõtteliselt eelmine aasta oligi käibe kiirendus, kasumi kiirendus. Aktsiahind reageeris suht positiivselt, +10%, kuigi järgmistel päevadel siin ikkagi läks nats madalamale ja siin augustist suured tõusud teinud ja nüüd siin viimasel ajal näeb välja, et hind on peale seda tõusu konsolideerimas. Marginaalsus on väga hea, 85 gross, 31,6 net, P-ratio 47, tulevane 26, arvestades sellist 40% kasvu. Suht head valuatsioon ja isegi Guru-Foxi valuatsiooni järgi modestly undervalued, veidi allahinnatud isegi. Kõige parem koht oligi siin meil tegelikult augustis, kui hind siin langes ja Guru-Foxi järgi oli suht palju allahinnatud. Edasi me vaatame Irani tulemust. Iran, nagu ma saan aru, et siin üsna populaarne aktsia, ma hakkasin ka seda jälgima, aga enamasti kauplema, kuna selle fundamentaalidest ma ei saa hetkel aru. Ja viimased tulemused järjekordselt põhimõtteliselt äh, näitasid mulle, et no, investeerida ma sellesse ettevõttesse küll ei taha, kuna ma ei saa aru, mis siin nagu toimub, aga kuna seal kindlad sellist nagu fundamentaali taga ei ole, siis ta tehniliselt suht hästi käitub ja kaubelda seda on üsna hea. Aga vaatame siis tulemust, et mis meil tulemusega tuli, siis kasum või käibe tuli palju halvem, kui analüütikud ootasid 224 miljonit, tuli 183 ja ka kahjum. ta on meil kahjumlik, oli selles kvartalis kahjum, tuli halvem, kui analüütikud ootasid 11 senti aktsia kohta, tuli 52 senti aktsia kohta. aktsia hind, ta oli siin veidi langenud enne kvartaaltulemust ja siis peale kvartaaltulemust käis edasi-tagasi, ta on suht volatiilne ja sulges +5%, et siin graafiku järgi see +5% isegi ei ole näha. ta on nii volatiilne. kui me vaatame siin graafikuga, käibe võrreldes eelmise kvartaliga me näeme, et on langenud ja eelmine kvartal meil oli ülisuur siin kasum, suurem kui käibe, selgelt raamatupidamislik, midagi seal oli ja see kvartal siis põhimõtteliselt osa sellest kasumist kirjutati maha või võib-olla seal nagu Bitcoini hinnast sõltub, ma ei tea. siin põhimõtteliselt oli juba suur kahju. TTM, siin ka me näeme, käibe endiselt kasvab ja siis kasumitega siin on justkui kasum olemas,
aga samas, kui me vaatame rahavoogude aruannet, siin operatsiooniline free cash flow, siis tegelikult me näeme, et free cash flow, sinised tulbad on siin väga negatiivne. ehk põhimõtteliselt ettevõtte reaalne rahavoog, tal on negatiivne. operatsioonidest cash flow, siin on mõned kvartalid on plussis, mõned kvartalid on miinuses. ja kust firma võtabki siis raha, et oma seda free cash flow'd finantseerida, et ma saan aru, nad ka siis hetkel tegutsevad selles andmekeskuste valdkonnas, teevad väga palju investeeringuid, kuigi jah, huvitav, et käibe neil ikkagi võrreldes eelmise kvartaliga kukkus. Kust nad raha võtavad, no kui me vaatame bilanssi, siis me näeme, et viimases kvartalis võtsid väga suure võlga ka juurde, et võlg siin oluliselt kasvas. Jällegi võib-olla, et investeerida. Lisaks, kust raha võtavad, viimases kvartalis aktsia hind on päris palju tõusnud ja Gurfox järgi näiteks läinud päris palju ülehinnatuks. Siis kasutavad ära seda kõrget aktsia hinna, et aktsiat lahjendada. Me näeme siin iga kvartaliga tegelikult aktsiate arv aina kasvab, viimases kvartalis 17% lahjendati aktsiakapitali, päris palju tegelikult. Ja see on põhjus, mis aktsia hind meil võib-olla siin juba oktoobrist ei kasva, et siis firma ise müüb päris palju aktsiaid siin tulemuste järgi, negatiivne free cash flow, käive vähenes isegi võrreldes eelmise kvartaliga Gurfoxi järgi, suht ülehinnatud, et siin sellist nagu positiivset pildi hetkel kokku justkui ei tule. Ja gross margin tal ka ei ole väga kõrge, tegelikult 28, et siin operatsiooniline profit muidugi imelikud selle erakorralise kasumi tõttu operatsioonil on -10, aga profit on 70. P ratio 27, aga tulevane 1400, et kah noh, jällegi selle erakorralise kasumi tõttu hetkel P ratio on justkui nagu okei, aga kui seda mitte arvestada, siis tegelikult järgmise aasta kasumit arvestades hetkel P ratio on 1408, et siin on ka, tundub päris palju õhku selles aktsias võib-olla sees ja sellega tasub väga ettevaatlik olla. Kuna ta on väga volatiilne, ta võib siin vabalt -50 pluss 50% teha lühikese ajaga. Järgmine veel paar tulemust on jäänud ja siin ma jõudsin just enne, kui ma hakkasin seda saadet salvestama, meil siin esmaspäeval Naturaamist veel 2 tarkvaraettevõtet raporteerisid tulemused ja kuna me siin räägime tarkvaraettevõtetest päris palju, siis ma lisasin need ka siia juurde, et üks ettevõte, mis ma jälgin, on Dynatrace, ticker DT, raporteeris tulemuse, mis oli parem, kui analüütikud ootasid, et see ettevõte meil on siin Tallinnas kontor olemas Sõle tänaval, Dynatrace'i kontor ja siis nad toodavad siis sellist monitoorimistarkvarat, millega saab siis kogu oma infrastruktuuri stack'i monitoorida. Käibe ja kasum tulid siis paremad, kui analüütikud ootasid. Käibe kasvab suht tublisti 18,2% võrreldes eelmise aastaga 515 miljonit oli. Ja kasum tuli 44 senti aktsia kohta, 3 senti parem kui analüütikud ootasid ja tõstsid prognoosi ka järgmiseks kvartaliks. Ootavad paremat käivet ja kasumit kui analüütikud. Kvartaalselt, kui me vaatame, siis iga kvartal käibe tõuseb, ilus kasum juba olemas, siin oli üks erakorraline TTM, trailing 12 months, käibe ilusti kasvab, kasum ilusti kasvab, marginaalsus 82 peaaegu gross, profit 955, tundub, et nad suudavad sellest ka rohkem teha tulevikus, et hetkel ka võib-olla rohkem investeeritakse kasusse. Aktsia hind on siin eelmisest suvest tegelikult suht palju langenud, no mitte väga palju, tegelikult hind oli siin $56 ja hetkel on 33, aga ikkagi suht hea alahindlus peale kvartaaltulemust, hind natukene siin rallis 7%. Ja valuatsiooni poolest tegelikult P ratio 60, aga tulevane on 19, ehk tal peaks kiiresti siis kasumlikkus paranema, muidugi sellise kasvuga, sellise gross marginiga see on täitsa võimalik.
Guru Fox evaluatsiooni järgi ta on väga alahinnatud hetkel ehk väga hea selline nagu hinnasilt sellel aktsial. Ja kuna nad teenivad kasumit, me näeme neil bilansis, kasvas vaba raha hulk, võlga praktiliselt ei ole ja viimases kvartalis tegelikult vaba raha vähenes ja kuna aktsia hind on palju langenud, nad suunasid seda raha siis aktsiate tagasiostudesse, et tegid esimest kvartalit oma ajaloos siis aktsiate tagasiostu, enne seda nad lahjendasid isegi aktsiad. nii et see on ka üks näide sellisest nagu tarkvaraettevõttest, kus me näeme väga ilusat tugevat fundamentaali. Firma hakkab ise oma odavnenud aktsiad tagasi ostma ja põhimõtteliselt valuatsioonide järgi hetkel tundub olevat üsna ahvatlev investeering pikaajalises perspektiivis. Ja viimane ettevõte, mis on kukkunud siin palju rohkem, Monday.com, siin aktsia meil kauples $315 juures ja täna siis on juba $70 juures. Peale kvartaaltulemust, aktsia hind oli siis languses ka enne kvartaaltulemust ja peale kvartaaltulemust lisaks 20% on aktsia hind siin crashinud. Kas kõik on halvasti selle äriga, miks hind on nii palju kukkunud, vaatame. Tulemused, kasum, käibe olid parem kui analüütikud ootasid, kasum tuli $4, 12 senti parem kui analüütikud ootasid ja käibe kasvas 24,6%, 333 miljonit oli parem kui analüütikud ootasid. Net dollar retention rate klientide seas, kes maksavad rohkem kui 100 000 iga-aastaselt neile, oli 116, ehk see tähendab, et sellised nagu suured kliendid, nad mitte ainult teavad seda tarkvara kasutama, vaid nad iga aastaga kulutavad sellele nagu rohkem. Ja neil on suht palju sellist nagu suuri klienti, 100, kes maksavad aastas 100 000 või rohkem. 28% kõikidest klientidest, enne oli 24 ja siis kliendid, kes kulutavad $500,000 või rohkem, 6% sellistest nagu klientidest. Remaining performance obligation ehk sellised nagu tulevased tulud $800 miljonit, tõus 37% võrreldes eelmise aastaga. Et siiamaani kõik ilus. Prognoos esimeseks kvartaliks natukene halvem prognoosi andsid, 339 kuni 340 käibe, aga analüütikud ütlesid 343, 3 miljoni võrra väiksem, arvestades seda suurust, 340 miljonit, see on põhimõtteliselt 1%, ainult natukene halvem käibe, aga ta peaks ikkagi kasvama. Ja siis terveks aastaks ka andsid natukene halvem prognoosi, 1,46 miljardit, analüütikud ütlesid 1,48. Ehk põhimõtteliselt suurem kukkumine tundub, et tuligi sellest nagu prognoosist, et natukene aeglasemini hakkab kasvama, kui analüütikud ootasid, aga ikkagi kasv oli 24%. Kvartaalselt me näeme, iga kvartal käibe ilusti kasvab, ta on siin muutunud juba kasumlikuks, et siin viimati 2024 kolmandas kvartalis oli kahjum ja nüüd väike kasum on siin juba neil tekkinud. Kuigi siin ka võib olla midagi erakorralist viimases kvartalis, kuna EBITDA nii palju ei kasvanud. Aastaselt, iga aasta me näeme, käibe ilusti kasvab, siin 2 viimast aastat hakkas kasum ilmuma, marginaalsus 90% peaaegu gross, profit hetkel 9, operatsiooniline 0 lähedal, et no kuskil nende kasumlikkus on siis hetkel 0 lähedal, aga sellise nagu gross margin'iga ja sellise käibe kasvuga suudavad ka head nagu kasumlikkust tekitada, et siin P ratio 33, tulevane 15, 14,6 isegi, kasvuga 25% peaaegu, forward P ratio on 14, et igapäevaselt sellist nagu asja ei näe ja võib-olla siis tulevikus jällegi öeldakse, no too hetk oli vaja osta, muidugi selline kasv ja selline nagu hinnang, muidugi oli hea ost. Guru Fox evaluatsiooni järgi hind on nii palju kukkunud, alahinnatuks, et siin isegi kirjutatakse possible value trap, et kuna siin jah, sellist nagu kindlat kasumlikkust veel ei ole, et see on ka üks põhjus. Aga jah, põhimõtteliselt nii odav vist aktsia hind siin pole kunagi olnud peale seda, kui ta tuli börsile meil 2021. Siin on tüüpiline IPO lugu, et peale IPO-d kiire tõus, siis langus ja siis fundamentaalid kasvavad, aktsia hind taastub ja nüüd on järjekordne paanika, mis annab siis võimalust
kõige madalama hinnaga peale IPO-d osta, isegi madalama hinnaga kui peale IPO-d osta seda ettevõtet, kuigi võrreldes 2021 siin meil oli käibekasum ja nüüd täna me oleme siin ja aktsia hind on hetkel siis isegi madalamal tasemel kui 2021 IPO ajal. Et noh, kas osta sellist aktsiat või mitte, igaüks võib ise enda järgi otsust teha, aga niimoodi nagu külma peaga mõeldes, käibe oli selline, nüüd on selline, siin oli 300 miljonit, nüüd on 1,2 miljardit aastaga. Kasum hakkas tekkima, siin oli kahjumlik ettevõte, väga hea gross margin, tulevane P ratio 14,6. Osta või mitte? noh, lihtne loogika ütleb, et kui hind siin normaliseerib, hakkab põhja tegema, võib-olla tasub natukene oma pikaajalise portfellisse just lisada. Okei, see on siis kõik tänaseks minu poolt. Loodetavasti oli huvitav ülevaade teie jaoks, huvitavad tulemused, saite mõned investeerimisideed endale ka. Kui see ülevaade meeldis, pange kindlasti laiki, eelmine saade ei saanud väga palju laike ja ma hakkasin mõtlema, et kas ma pean nii palju kvartaaltulemusi ülevaatusi tegema või see ei ole nii huvitav. Igaks juhuks andke kommentaarides teada, see nädal meil oli ka päris palju kvartaaltulemusi ja ma mõtlen siis, kas järgmine nädal teha uuesti sellist saadet või mitte. Andke märku. Ja siin enne veel, kui me lõpetame, kiiresti annan teada, et esmaspäevast kolmapäevani nüüd 16-18 veebruar, siin viimane võimalus registreerida siis aktsiakauplemise meistriklassi koolitusele, et kui teil on huvi kauplemise vastu, tahaksite teada, kuidas üles ehitada sellist kauplemissüsteemi, mis oleks kasumlik pikas perspektiivis, mis protsessid peaks olema ja nii edasi, et siis sel koolitusel 3 päeva jooksul sellest ma räägin strateegiast, riskijuhtimisest, tehingute analüüsimisest ja nii edasi, et põhimõtteliselt kõik protsessid, mis ma ise läbin, kogu süsteemi enda näitan, enda statistikat ja nii edasi. Põhimõtteliselt väga põhjalik selline koolitus kauplejate jaoks, et kui te tahaksite enda kauplemisoskust parandada, siis just järgmine nädal on see võimalus olemas ja võib-olla isegi investoritele tegelikult, et ka investeerimissüsteemide jaoks sellest koolitusest saab nii mõnigi nagu hea mõte võib-olla juurde. nii et isegi kui te olete investor, tahaksite oma tulemust parandada, et läbi selle, et paremini saate aru, kus võivad olla head ostu- ja müügikohad, et siis see koolitus tegelikult võiks olla ka suur abi teie jaoks. ja sellega me lõpetamegi tänast saadet, soovin teile ilusat päeva ja kõike head!